Mina olen Ene Viierd, töötan igapäevaselt aktsiaseltsis Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus ja olen siin äriarendusjuhi ametis. Minu koordineerida on kõik meie erinevad teadus-arendusprojektid ja tootearendusprojektid, mida me teeme põhiliselt toidu, inimese tervise, toitumise ja biotehnoloogia valdkonnas. Rahvatervise Akadeemia toitumisnõustaja õppesse läksin seetõttu, et soovisin täiendada oma teadmisi inimese tervise ja toitumise valdkonnas. Ja seda ikka selleks, et pakkuda meie toredatele klientidele võimalust oma uusi tooteid palju tervislikumaks teha. Kuna kaasaja maailmas on väga palju segast teavet liikumas, siis meie roll ongi pakkuda oma klientidele tõenduspõhist infot, mille alusel ka tootearenduses otsuseid teha. Ja Rahvatervise Akadeemia tundus selleks minu jaoks kõige parem koht, kuna seal on head õppejõud, õppekava on väga huvitav ja saab palju uusi huvitavaid kontakte valdkonnast. Meie töös viime muu hulgas läbi ka inimese tervise ja toitumise uuringuid ja seal on Rahvatervise Akadeemiast saadud teadmised kulunud marjaks ära. Et see võimaldab meil langetada otsuseid, milliseid inimese tervisega seotud parameetreid näiteks toitumisuuringus hinnata ja samuti loomulikult saame valida oskuslikult komponente, mida ka tootearendustöödes uutesse toodetesse integreerida, et ikkagi uued lahendused oleksid maksimaalselt tervisesõbralikud. Peale toitumisnõustaja õppe läbimist avanes mul hea võimalus hakata ka ise Rahvatervise Akadeemias õppejõuna erinevaid kursuseid lugema, nii et nüüd mul on suur rõõm teile tutvustada ka toidutöötlemise tehnikaid ja nende mõju toitainete sisaldusele, nii et tulge kindlasti kuulama. Toitumisnõustaja õpe ei ole kindlasti mõeldud ainult inimestele, kes soovivad nõustajaks saada. Et see annab väga laiapõhjalise teadmise inimese tervisest, toitumisest ja nende kahe asja vahelistest seostest. Ja neid teadmisi on võimalik edukalt rakendada pärast iseenda tervise parendamisel, oma lähedaste nõustamisel, loomulikult töötades nõustajana, spetsialiseerudes erinevatele inimgruppidele, näiteks lastele, sportlastele. Aga samas on võimalik neid teadmisi edukalt kasutada ka töötades tervishoiusektoris või miks mitte ka toidutootmises.